Ja me saame liikuda edasi järgmise ettekande juurde ja selleks ettekande esitajaks on Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask, kes räägib meile heaolust ja pahaolust igapäevaelu ökosüsteemides. Palun. Tervist, austatud Teaduste Akadeemia president, akadeemikud, kuulajad siin ja sealpool ekraani. On suur au siin sellist kõnet pidada ja minu ettekanne pealkiri võib-olla viitab ka sellele minu uurimise põhiteemale, milleks on vaimne tervis ja heaolu, aga mitte indiviidi sees, nagu me käsitleme psüühikahäireid, vaid see, kuidas seda luuakse, hoitakse igapäevaelu keskkondades või ka siis võib öelda ökosüsteemides. Ka sissejuhatuseks üks slaid, et natukene oma tausta tutvustada. Minu hariduslik taust on interdistsiplinaarne. Esimene haridus oli Tartu Ülikoolis õigusteadus. Siis õppisin erakoolis psühholoogiliseks nõustajaks, kus tegeleti selle indiviidi sees toimuvate psüühiliste protsessidega ja nende mõistmisega. Sealt edasi rahvatervishoiu magistrikraad Tartu Ülikoolist ja lõpuks sotsioloogia Tallinna Ülikoolist. Minu praegusel hetkel käsil olevad projektid või teaduspublikatsioonid, ka võib-olla need tunnustused, mis on mulle minu töö eest antud, nende kohta saab lugeda ETISest, aga ma toon siis välja need mõned sellised hetkel minu vastutusel olevad ülesanded, mida pean selles tänase päeva kontekstis siin oluliseks, et olen Ühiskonnateaduste Instituudis sotsiaaltervishoiu professor, et juhin Ühiskonnateaduste Instituudis elutee heaolu avatud ühiskonnauuringute tippkeskust ja olen uurimisrühma juht ja nõukogu liige Eesti heaoluteaduste tippkeskuses Estvel. Olen ka Eesti-Rootsi vaimse tervise ja suitsidoloogia instituudis tegev kaasamõtlejana, kus sai minu karjäär üleüldse alguse teadlasena. Ja üks oluline teetähis oli siis 2 aastat tagasi ilmunud vaimse tervise ja heaolu teemaline inimarengu aruanne. Kõigepealt positsioneerin selle oma uurimisvaldkonna, sest võib tekitada küsimusi, et mis asi on see sotsiaaltervishoid. Ja esmalt ma kasutan heaoluteaduste tippkeskuse juhi Ante Rousbergi poolt kaardistatud Estveli uurimisrühmi. Ehk siin on siis 2 telge ülevalt alla, vasakult paremale, üleval pool indiviidiuurijad, all kontekstiuurijad, vasakul sotsiaalkäitumisterviseteadlased, paremal loodus- ja tehnikateadlased, et väga interdistsiplinaarne seltskond ja minu juhitav uurimisrühm siis siin paikneb selgelt sotsiaal- ja käitumisteadlaste poole peal, aga pigem siis sellise indiviidi ja konteksti uurijate kusagil vahepeal, et eelkõige huvitab see, et kuidas on sellise ise ja koos toimimise mõistlik tasakaal inimeste heaolu hoidmisel ja säilitamisel. Ja kui siis veel paigutada selles Estveli tippkeskuses minu see sotsiaaltervishoiu uurimisrühm, see nimetus siis tuleneb sellest Tenuuri professuurist, mida ma Tallinna Ülikoolis hoian, et me oleme siis Tallinna Ülikoolis laiema uurimisrühmaga, mille nimeks on osalusheaolu, üks selle Estveli partneritest ja minu väike sotsiaaltervishoiu uurimisrühm siis on osa sellest osalusheaolu uurimisrühmast ja ma rõhutan seda ja juhin tähelepanu endale sõnadele osalusheaolu. Ehk et heaolu ei saa kusagil kellegi jaoks luua, vaid hästi oluline, et kelle jaoks seda luuakse, oleks seal osaline. Sotsiaaltervis, hoid, need sõnad räägivad enda eest. Sotsiaal siis viitab sellele, et mis toimub ühiskonnas, mis on ühiskondlik. Tervis, meie uurimisrühmas keskendume eelkõige terve olemisele ja selle uurimisele ja ka mitte pelgalt haiguse puudumisele ja veelgi vähem sellele häirele. Hoid on need mõjutegurid, mis aitavad inimesel tervena püsida ja eelkõige on siis fookuses need mõjutegurid, mida nimetatakse sotsiaalseteks mõjuteguriteks.
Eraldi slaidil toon välja akadeemiline järelkasv, sest see on minu jaoks eriti südamelähedane teema. Et kui see ülemine punktiga siin tinglikult olen mina, siis järgmine rida kujutab doktorante, et 3 doktoranti on kaitsnud, 2 on oma töö kaitsmisele esitanud ja 8 on hetkel juhendamisel. Ja need 50 täpikest siin all on siis magistrandid, kes on kaitsmisele jõudnud ja neile lisandub igal aastal 3, 4, vahel ka 5. Ja see on mulle tõesti ääretult oluline ja ma olen ise hästi palju õppinud ja arenenud selle juhendamistöö käigus. Just ma olen nagu aru saanud, kui ma algul arvasin, et inimesel on vaja rääkida uurimisprobleemist ja metoodikast ja küll ta siis ära teeb, siis ma loen läbi, annan tagasisidet, et ongi tehtud. Siis aja jooksul olen ma aru saanud, et see on eelkõige liidri roll ja see on ka väga koosloomeline protsess ja kõigepealt on nagu vaja järelkasvule edasi anda mingisuguseid põhiväärtusi. On nad siis elupõhiväärtused või teadustööga seotud põhiväärtused, aga kui meil sellist ühispinda ei ole, siis väga sageli võib ka juhtuda, et see ühine koosloomeline protsess võib katkeda ilma tulemuseni jõudmata. Olulisemad teadustulemused ja uurimissuunad, et võtan need kokku ka ühel slaidil. Pealkirjastatud siis 3 sellist klastrit, vaimne tervis ja heaolu, igapäevane digielu ja suitsiidiuuringud. Ja võib-olla alustan siit suitsiidiuuringutest, kuna sellest sai minu teadlase karjäär alguse professor Airi Värniku juhendamisel ja kui ma algselt olin nagu rohkem selline kvantitatiivse uurimismetoodika poole kaldu ikkagi, et mõõdame numbrid, riskitegurid, kaitsetegurid, arvutame kokku ja vaatame, mis pildile jääb. Et siis ajapikku olen ma rohkem liikunud sellise tõlgendava uurimisviisi poole. Suitsiidiuuringutest me teame, et Eesti on jätkuvalt kõrge suitsiidikäitumise tasemega riik, aga minu fookus on siis eelkõige ennetustööl ja sellel, kuidas sellised sellel väljal toimivad nagu väravahoidjad ja üleüldse abi kättesaadavus esmatasandil aitab siis suitsiidikäitumist ennetada. Et kõik algoritmid ei pea lõppema edasi suunamisega psühhiaatri juures, mida pahatihti arvatakse. Et kui me räägime vaimsest tervisest, siis psühhiaatri juurde ja asi on lahenenud, et nii need asjad tavaliselt ei lahene. Kogukonnapõhised mitmetasandilised sekkumisprogrammid on lootust andvad ja ühe Horisondi projekti raames koostöös Suitsidoloogia instituudiga ja ka ühise SECMO doktorandiga seda praegu testime. Ja minu isiklikust traagilisest kaotusest mõne aasta tagant, millest olen ka avalikult rääkinud, on saanud siis alguse selline uurimissuund nagu suitsiidist puudutatud inimeste toimetuleku ja heaolu toetamine. Igapäevane digielu eelkõige lastel ja noorel, aga üle põlvkondade, et on olnud üks Horisondi projekt. Me teame, et laste noorte igapäevaelu on digiküllastunud, aga et neid on vaja seal täiskasvanute poolt digimaailma sotsialiseerida, nii nagu igasuguses muuski valdkonnas. Ja see järgmine lause kuulub ühele doktorandile, kes ka peagi kaitsma jõuab, kes siis võttis oma doktoritöö kokku, et see, mida digivahend sinuga teeb, sõltub sellest, mida sina digivahendiga teed. Ehk et pelgalt selline tundide lugemine ei ole alati see vastus küsimusele, kas ta teeb head või halba. Ja üks uus doktorant asub tegelema tiihüppe rakendamise uurimisega, et kuidas koolipere heaolu on hoitud ja siin ei ole mitte küsimus jälle tehnoloogilistes lahendustes, vaid pigem selles, et kuidas see rakendamise protsess koolides toimub ja kas see toetab heaolu või mitte. Vaimne tervis ja heaolu, vaimse tervise probleemidest lähtuv käsitlus paneb fookuse ravile, liiga vähe panustatakse ennetusele, et sellest tulenevalt siis üha rohkem püüame leida neid vaatenurke, et kuidas vaimset tervist ja heaolu toetada igapäevaselt läbi igapäevase elukeskkonna, mis on suhtekeskkond, füüsiline keskkond, digikeskkond. Ja kogukonna roll inimeste vaimse heaolu loomisel on kriitilise tähtsusega, sellele me oleme ka liiga vähe seni tähelepanu pööranud. Ja see on üks selline artikli idee, mis on seal Estvel keskuses kolleegidega arendamisel, et kui terviseteadustes on RCT, Randomized Controlled Trial, mida nimetatakse kuldstandardiks, et võib-olla sotsiaalteadustes
teeks sellise uue sarnase tähekombinatsiooni RCS, et kõik põhineb suhetel, kontekstil ja olukorral, kui me neid arvesse ei võta, et siis need pelgalt mõõtmise tulemused ei pruugi meile alati anda seda mõistmist, mis toimub ja miks toimub. Olulisus ühiskonna jaoks, et ma olen aktiivne meediaga suhtleja, püüan jääda oma ekspertsuse piiridesse, sest sageli nagu kui sa hakkad rääkima, siis arvatakse, et üks teadlane võib olla, kui ta juba ilusti räägib, siis ta võib kõige kohta arvamust avaldada. Aga ma siin siis toon välja selle inimarengu aruande, mis tundus mulle väga oluline teetähis vaimse tervise valdkonna arengus, et sellele sai selline väga laiapõhjaline kõlapind. See oli ka väga koosloomeline protsess, kõik Eesti ülikoolid ja teadusasutuses, kus vähegi vaimset tervist ja heaolu uuritakse, teadlased olid sellesse kaasatud, 70 oli neid kokku ja selle eelprotsess ja selle järelprotsess, et see jääks pelgalt raamatuks, vaid jõuaks näiteks kohalike omavalitsuste kogukondadeni. Ka sellistes järelprojektides olen olnud aktiivselt kaasas. Ja võimalik panus akadeemia arengusse. Kui ma seda seaduse teksti lugesin, siis ma sain aru, et eks akadeemikuks kandideerida nagu üldse saabki, kui sa oled juba need miinimumnõuded täitnud, et teed seda, mis väärib akadeemikuks kandideerimist. Kindlasti ma seda kõike jätkan. Võib-olla siis eraldi välja tuua need kogude osakondade tegevused. Võib-olla minu tugevus on see näoga ühiskonna poole olek ja rääkimine asjadest inimkeeli, et luua seda sidet teaduse ja igapäevaelu vahel. Aga üks konkreetne asi, mida me doktorikoolis arutasime just juhtkogus eelmisel nädalal, et ma olen aru saanud, et sel aastal ei toimu teadus 3 minutiga konkurss ja selle taga on suuresti selline finantsküsimus ja Eesti doktorikoolis jällegi on praegu suuresti finantse üle, nii et see oleks väga konkreetne asi, et ma tahaks hirmsasti, et taastuks see teadus 3 minutiga konkurss, näiteks Teaduste Akadeemia doktorikooli koostöös, miks mitte, sest see järelkasvu teema on nagu minu jaoks hästi oluline. Ja viimasel slaidil, et see kogu eluväärtustest rääkisin akadeemilise järelkasvu puhul, et ka oma isiklikus elus pean ma seda eluväärtuste edasiandmist põlvkonnalt põlvkonnale väga tähtsaks, need on minu lapselapsed ja tsitaat on inimarengu aruandest, juba lapsepõlves kogetud toetavad suhted perekonnas ning põlvkondade vaheliste kontaktide hoidmine toetavad vaimset tervist ja heaolu kõrge eani. Aitäh! Suur tänu, Merike, nende väga ilusate mõtete eest. Ja nüüd meil on aega ka mõnedeks küsimusteks. Ja president Saarmal on käsi püsti. Ma julgen küsida, sest mul on 7 lapselast. Mu küsimus puudutab teie seda põhilist uurimisala suissidoloogiat. Ja kui ma õigesti mäletan, siis meeste suitsiide on 4-5 korda rohkem kui naistel. Ja eriti reljeefne erinevus on, kui võrdleme minu vanuseid ja natuke vanemaid mehi. Seal see lendab veel eriti taevasse. Millest see johtub ja mida me võiksime teha ja kas see ei ole ka üks probleem, mida peaks arutama? Absoluutselt nõus sellega, et me oleme seda uurinud ja sellega peab ka tegelema loomulikult. Et üks põhjus on kindlasti see meie traditsioonilised soorollid, et mees on tugev, mees on see, kes ei nuta, mees on see, kes peab tagama oma pere heaolu. Ja see nagu ei ole hämmastaval kombel palju muutunud. Mehed ei otsi abi, nemad murduvad, nende jaoks abi otsimine võib olla nõrkuse ja tunnus, mis väärib häbimärgistamist. Meeste sotsiaalne võrgustik võib pahatihti koosneda ainult tema naisest ja kõik muud tema võrgustiku liikmed tulevadki võib-olla läbi tema abikaasa. Ja meestel on hästi oluline see ka selline läbikukkumise teema vältimine, et nad ei, see selline maine küsimus, et kui elus mingid tagasilöögid tulevad ja elus alati tagasilöögid tulevad, see on nagu normaalne elu osa, et siis mehi võib see murda
naised nutavad, otsivad abi, kaeblevad ja elavad edasi. Et see on nagu hästi lihtsustatult kokku võetes. Väga suur osa on alkoholil, jah. Nii see alkoholism kui haigus, kui ka see akuutne joove kui selle teo toimepanemise hetkel. Minu küsimus on analoogne, aga natuke teisest aspektist. Et Eestis on teada, jah, et meeste suitsiidsus on märksa suurem kui naistel. Kas see on rahvusvaheliselt ka nii, et mõnes riigis on enam 50-50? Meie kultuuriruumis, lääne kultuuriruumis, jah. Aga näiteks Hiinas on naiste suitsiidid ületavad meeste oma. Ehk et see ka üht-teist võib-olla räägib sellise ühiskonna ülesehituse ja konteksti kohta. Mul oleks ka küsimus ja ma küsiksin selle inimarengu aruande kohta, mille sa ka välja tõid, et kas sa oskad välja tuua mingisugused konkreetsed mõjud, mis on muutunud, mida on tehtud just nimelt selle raporti tulemustele tuginedes? Ma toon ühe jällegi natuke personaalse näite, et olen pärit Saku vallast, seal ma elan, käin ja toimetan ja sellel aastal, kui Saku vald tahtis uuendada oma arengukava, siis nad korraldasid arenguseminari ja neil oli ka siis valikus teema, et äkki teeks selle vaimse tervise ja heaolu teemalise. Ja nad kutsusid mind nagu seda ideed maha müüma, et meil seal jälle see jutt sai alguse sellest, et kas me peame rääkima teenuste kättesaadavusest ja psühhiaatreid ei ole ja see on nii kallis, me ei pea sellest rääkima, kui me oleme kohalikus omavalitsusest, me räägime kogukonnas olemasolevatest ressurssidest, isegi mitte lisarahast. Ja teine oli, et kui me sellest räägime, äkki saalis on mõni inimene, kellel on vaimse tervise probleeme, võib-olla ta saab kahjustatud. Et see oli nagu sellepärast me just peamegi sellest rääkima, sest rasketest asjadest rääkimine on kergem kui nendest vaikimine. Ja see lõpptulemus oli siis see, et arenguseminar oli väga rahvarohke. Seal oli nii mehi kui naisi, sest see on ka tavaline, et vaimse tervise teemalistel üritustel on mehi ainult paar tükki saalis. Ja selle kõige tulemusena täiendati Saku valla arengukava väga-väga paljude punktidega kõigis valdkonnades, alates tee-ehitusest kuni, et mida me peame tegema, et vaimne tervis heaolu oleks paremini toetatud. Et mul siin päeva eesotsas ka Rainer Katteli ettekanne väga haakus, sest inimarengu aruandes on ka sellest juttu, et kuidas me linnaruumi üles ehitame, kellel on seal hea olla, et keda me linnaruumis kohtame, selle järgi me saame aru, kellel on seal hea olla. Ehk et me kohtame seal palju autosid, autojuhtidel on seal hea olla. Vana inimesed tõenäoliselt nende lühikeste fooridega üldse üle tee ei saa, et neil ei ole seal hea olla. Et see oli üks selline konkreetne näide, aga just see kohalikul tasandil kogukonna tugevdamine. Ka suurepärane ja suur tänu. Aitäh!